ma ei defineeriks vaesuse nägu, sellepärast et temal on nii palju nägusid, nii palju erinevaid nägusid ja see võib puudutada meid igaühte. Tegelikult me kõik teame seda, et kui raske on siis, kui me ka jääme oma tööst ilma. Meil võib olla väga hea haridus, meil võib olla väga hästi toit laual, aga kui meil ei ole tööd, meil ei ole sissetulekut, siis tekib küsimus, millest me maksame maksud, millest me koolitame oma lapsed, söödame lapsed ja lõpuks ei ole meil katust ka pea kohal, eks. No selleks on võib-olla kõige mõistlikum mõelda, et kui me ise paneme ennast inimeste asemele, et me mõtleme tavaliselt oma tasandil, me ei oska laskuda sinna allapoole, et mis mured võivad nendel olla, enne kui me ise sinna satume. Ma räägin nii palju vaesusest seetõttu, et vaesus on väga tõsine teema. Kohe nii tõsine, et vaesus lõhub meie ühtsust ja rippumatust. Vaesed ongi meie proovikivi. Mul on kõigepealt hea meel ka selle üle, et küsimus, millest ei ole edule pürgivas ühiskonnas eriti populaarne rääkida, siis nimelt vaesusest, on Euroopa Liidu toel, Sotsiaalministeeriumi toel saamas ühiskonnas eraldi teemaks. Me peame kuulama inimesi, kes on vaesed ja anda neile võimaluse oma sõna, et nende hääl kostaks. No, täna on meil tegemist siis Euroopa vaesuse aasta ehk siis vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aasta avaseminariga ja selle seminari üks põhilisi eesmärke täna on teadvustada üldsust ja avalikkust vaesusest kui probleemist Eestis ja ka Euroopas laiemalt. Tänase ürituse teema on see, et me saame väga põhjaliku ülevaate vaesuse olemusest, vaesuse erinevatest aspektidest ja teiselt poolt on siis mittetulundusühingud, kodanike ühendused, kes tutvustavad oma häid praktikaid, seda, mida nemad on teinud ja mida teised võiksid õppida. Sest meie arvates ei ole piisav see, kui me anname inimesele toitu või piima. Projekti idee kasvaski välja sellest, et kui me anname tassi piima või anname kala, meil eestlastele armastame öelda, et ära anna inimesele kala, vaid anna õngi õpetada kala püüdma, siis see on see meie põhiline projekti mõte.